Tere hommikust! Nagu ilmselt aknast näete, siis hetkel on ilm ilus ja päiksepaisteline, aga hommik tervitas siukse kerge vihmasaju ja pilvesilmaga. Selline hea vaheldus. Eile õhtul unustasin ketti vahetada ja siis täna oli selle võrra natukene häälekam sõit. Lisaks ostsin sellisest meeleoluka nimega rattapoest nagu Heino lisavaha, kuna ei olnud arvestanud oma väikest pudelit kaasa võttes, et matk nii pikk on. Aga nüüd on varud koduni olemas kindlasti. Magasin enam-vähem, miskipärast esimese poole ööst ikkagi higistan rohkem. Ilmselt keha lihtsalt töötab pärast väntamist veel edasi ja see õhtune pidev söömine selleks, et energiavarusid taastada, eks see mõjutab samamoodi seda keha, energia ja sooja tootmist. Aga panen siia nüüd taustaks tänased kaadrid ja arutan hoopis veidi laiematel teemadel kui lihtsalt tänane päev. Täna oli äärmiselt mitmekülgne päev. Ma ei teagi, kust alustada ja mida konkreetselt välja tuua. Taani maapiirkond köitis mind meeletult. Kopenhaagen ja suurlinnad mitte nii väga. On aru saada, et ma olen ikka hingelt maapoiss ja pisikese koha inimene ja siin suurlinnas Kopenhaagenis tunnen end pisut kui võõrkeha, aga see on puhtalt minu teema. Täna oli ka vaimselt väsitav päev, aga kohe selgitan, miks. Kui Baltimaad olid pigem sellised tuttavlikud või nostalgihõngulised, siis Taani on äärmiselt visuaalselt stimuleeriv ja minu jaoks on see harjumatu ja vaimselt väsitav. Eriti maapiirkondades on pidevalt mida vaadata ja millele hing reageerib. Ja tahan rääkida ka numbritest. Olen läbi aastate olnud selline numbrite ja data inimene. Iga andmeühik oli minu jaoks määrava tähtsusega, eriti mis puudutas sporti. Tegin Garmini kella algoritmist sellise vundamendi, mis hoidis kogu mu elu maja püsti. Alates sellest, et kell ütles, missugune päev või öö mul oli, lõpetades sellega, kui vähe ma sööma pean. Ja võttis ikka tükk aega arusaamiseks, et see kella algoritm on lihtsalt kellegi üldistatud arusaam pandud tarkvara keelde ja mis proovib siis mind mingite üldiste näitajate alusel kuhugi kasti asetada. Ei, minust ei ole saanud andmete vastast. Ma kasutan jätkuvalt spordikella ja rattakompuutrit, aga numbrid, mis sealt tulevad, on vaid üks pisike killuke suurest pildist ja enam mitte selline kõikemäärav juhend. Näiteks heart rate variability või HRV on minu jaoks jätkuvalt oluline meetrika, aga see, et mu ravim HRV-d mõjutab ja selle alla toob, ei ole kellale ju teada. Selle pean ma ikka ise pilti mahutama. Ja missugune on mu üldine füüsiline stressitase matkadel ja miks ta selline on ja kuidas taastumine ja toitumine siia suurde pilti mahutub. Mida ma selle pika jutuga öelda tahan, on see, et õpi kuulama ja usaldama oma keha. Ta on nutikam, kui aju sellel vahepeal paista laseb ja mõistust ning aju on vaja aeg-ajalt vaigistada ja korrale kutsuda. Numbritest veel. Tundub, et selline 4-5 tundi puhast sõiduaega, see on siis circa 90 kilomeetrit päevas, on sel aastal ja selles vanuses see piir, millega keha toime tuleb ja ära taastub. Üle selle piiri ilmselt tekivad lisakeerukused. Üsna raske on seda kulutatud energiat tagasi süüa ilma, et sellele hakata liiga detailselt tähelepanu pöörama. 4-5 tundi, see on minu jaoks selline tagasi ja ette söödav.
aga nii palju siis sellest teemast. Võin niimoodi tundideks jahuma jääda ja ei mahu kindlasti siia video piiridesse ära. Homme viib mu tee aga Rootsi. Ees ootab järjekordne praamisõit, aga näeme siis juba Rootsist. Tšau ka!